No nii. Alustan ilmselt natuke varem. Lausa 9 mintsa. Mis on ka täitsa okei. Räägin siis täna sellest. Tšau ka, tere, Maiko siin. Juss. Tal on vaja ikka kogu aeg siia tulla ka asjatama. Siis kui mul on vaja midagi teha. Et siis mingi paar nädalat tagasi ma tegin väikse videoklipi, kus ma mainisin, et ma käisin koos Peeter Liiva, Anneli Asmani ja Villem Kovaliga Alutaguse metsas Kiisa külas, meister Janno Sassil külas. Kiisa külas, meister Janno Sassil külas. Vaadake, kui hästi mu see kiilanev pea oma päiksepõletusega sobib mu T-särgiga. Tuus. Ehk siis käisime seal külas ja ma lubasin teha siis natuke pikema video. Ja täna ma siis teen ja ma mõtlesin, et kuna ma olen ise nagu seotud selle, no mitte seotud selles mõttes, et ma ei ole kuskil kirjas, mu nime ei ole seal kuskil, aga lihtsalt see projekt on mind köitnud. Janno on mind köitnud oma eheduse ja siirusega. Et eks me tõmbame enda ligi neid inimesi, nagu me ise oleme. Et see on see loodusseadustega nagu paika pandud või ligitõmbeseadusega. Ja siis ma mõtlesin, et sellele sõnumile, mis ma öelda tahan täna, panna veits rohkem sellist valgust ja vürtsi, et siis seda magnetiseerida natukene teistsugusel kujul, kuna siin kasvame koos kogukonnas, perekonnas, hõimus inimesed, kes on mind isiklikult pikemalt jälginud, on aru saanud, et mulle meeldib minna üsna nagu süvitsi asjadesse. Et näha kõike nagu sügavamalt ja tunnetada sügavamalt ja mõista sügavamalt, sest et kui me millestki aru ei saa või kui me midagi ei mõista, siis see tähendab, et meil lihtsalt pole piisavalt teadmiseid. See võiks olla üsna nagu loogiline asi tegelikult juba tänapäeval kõigile. Ja seda teadlikkust või teadvustatust kõrgemal astmel maailma mõistmist saab hästi siis mõista, kui inimene teeb endale, saab paremini siis mõista, täiuslikumalt mõista, kui inimene teeb endale selgeks mingisugused põhialused, mingisugused vajalikud printsiibid. Ma natukene kirjutasin endale siia mingid punktid ka välja, et ma vahepeal kaduma ei läheks. Mul on kombeks suht hüpata niimoodi. Mõttelt mõttele ja teemalt teemale, aga et kuidas on nagu sellisesse voolavasse koherentsusesse viia. Et see oleks lihtsasti ja kergesti nagu arusaadav. Siis ma olen avastanud, et üks selline sügavam võlu, maagia
mõttekontrolli ja ajupesu maailma selline jõud ja vägi peitub selles, et kasutatakse keelt selleks kontrolliks, kuna inimesed ei saa aru suuresti sellest, mida tähendavad mingisugused konkreetsed sõnad, siis ma alustangi seda siis niimoodi, et miks printsiip on üldse nii tähtis. Et printsiip tuleb ladinakeelsest verbist principia ja principum. Principum. Tõlkes tähendab see algus, lähtekoht ehk siis põhialus. Siis tähendab, et printsiip ehk põhialus on midagi, mis tuleb kõige ees, on kõige olulisem ja kõige tähtsam. Printsiip on nagu tugev vundament, mille peale hakatakse looma. Et kui inimesed näiteks ei tea loodusseaduste põhiprintsiipe, siis ei ole inimese teadmiste mõistmisel piisavalt tugevat vundamenti, millele ehitada tarkust, eneseteadlikkust, ettevõtet ja ka näiteks valguslinna. Et ma olen siis tagantjärele suhtlenud ka Peetriga, helistanud, et missugused emotsioonid, tunded, mõtted temal tekkisid seal käies ja ka Villemiga ja ka Jannoga ja minuga on eraldi inimesed ühendust võtnud, et ma siin promon mingit huvitavat asja. Ja selle nii-öelda siis mitmenädalase perioodi jooksul ma olen siis jõudnud mingisuguse taipamiseni. Et miks näiteks võib-olla selle valguslinna ehitusprotsess ei ole olnud nii jõuline, kui ta näiteks võib-olla võiks olla. Ja et kuidas saaks seda nagu paremaks teha. Ja ma mainin neid printsiipe sellepärast, et ka valguslinnal on oma põhilised punktid, mis tekitavadki selle valguslinna nii-öelda sisu ja olemuse. Ja seal on neil 7 punkti. Number 7 on selline hea maagiline ilus number. Ja tänapäeval, nii nagu mina olen asjadest aru saanud, siis väga vähesed inimesed teavad näiteks sellist 7 loodusseaduste põhialust, ka printsiipi. Aga tegelikult on olemas ka 8. Sest et midagi peab olema sellist, mis võtab kõik kokku ja annab jõudu kasvamiseks. Et samamoodi on seal ka valguslinnas, isegi Janno ei tea, keegi nendest nii-öelda sellest valguslinna inimestest keegi ei tea, et ma sellisele asjale olen tulnud, ma praegu lihtsalt teengi seda täiesti otsesi ja kasvame koos inimestele. Ja et vaatame, kuidas see ehitusprotsess meil läheb, et nii nagu me ehitame iseennast, on ju, ennast arendades, nii kui me ehitame mingisugust kuuri või raamatut või valguslinna või siis ka seda minu ehitust praegult, nii-öelda energeetilist sellist mõtteavaldust ja sissekannet teile. Te saaksite võimalikult sihukese vägeva võimsa ülevaate minu mõtetest ja ka nii-öelda siis tunnetest selle kõigega seoses. Ja hakkame nagu järgepidi vaatama siis neid erinevaid punkte või erinevaid nagu põhialuseid, printsiipe. Ma kipun kordama sellepärast, et mõni inimene ei tea, mida tähendab sõna printsiip. Teine inimene jällegi saab aru, mida tähendab põhialus. Ja kuskil mingisuguses kõne või spiikri koolitusel, kus ma käisin, et siis on hea, kui sa korrutad ühte samat asja erinevate sõnadega, et see tekitab riimi ja see siis ühtlasi ka tekitab korrutuse inimeste mõistusesse. Nad saavad asjadest kiiremini ja paremini aru, mis siis, et see võib mingitele inimestele tunduda ebaoluline ja võib-olla ka tüütu. Aga mina teen seda nii-öelda, et
jääme igaüks omale rajale ja ma ju ei ole kunagi väitnud, et ma olen mingi hullult tark või tean kõike, et see on koos kasvamise grupp ja ma lihtsalt valisin avalikult nii-öelda jagada oma arengut, õpinguid ja kasvu. Nii et siis ühtlasi ka vormin endast spiikrit. Nii et siis ma pean ju harjutama. Aga et siis selle valguslinna nii-öelda, esiteks see Janno on ikka ulme visionäär, kuidas ta on seal metsas elanud ja siis saanud nagu sellise visiooni ja siis lihtsalt on hakanud tegema seda. See on nii võimas, see on nii inspireeriv, et see tekitab külmavärinaid. Et nagu Janno ise ütleb, et kui ta räägib enda läbielamistest ja tundmustest ja asjadest, et siis kus jutid käivad mööda selga üles ja siis näitab alati käekarvad, turris karvasid enda käe peal, et mul on endal alati sama. Ja mis on üks asi, mis ma olen veel tähele pannud, on see, et iga kord, kui ma Jannoga telefonis räägin, kui keegi veel ei tea, et siis Janno on selle valguslinna visiooni looja, ta on selle ruumi hoidja, kasvataja, see keskpunkt, nii-öelda see turvaline isafiguur, kes seda asja nii-öelda, kes on selle energiatsenter, ütleme siis nii. Aga mis ma ikka jahun siin? Et selle valguslinna siis 7 punkti ja ma ise panen siin juurde 800 punkti ja seon need siis loodusseadustega, printsiipidega, mis ma olen siin tugevalt läbi töötlenud ja mõtlenud nende peale, mis on minu arust hästi põnev ka. Ja kui ma alguses ütlesin, et ma tahan nagu magnetiseerida seda vestlust ja seda videot natukene rohkem, et siis ma ütlen ka niimoodi, et need samu loodusseaduste printsiipe, mis ma toon siia võrdluseks valguslinna põhipunktidega, neid õpetatakse erinevates, neid on õpetatud erinevates iidsetes müstikakoolides ja salaorganisatsioonide nii-öelda salatarkustena, kaasa arvatud vabamüürlus. Ja miks ma just selle välja toon? Sellepärast, et mind on alati võim huvitanud. Mitte võim teiste üle, aga võim iseenda sees, vägi iseenda sees. Ja iga inimene, kes vähekenegi on nii-öelda oma pead teinud uurimustöid ja üldse silmad lahti hoidnud, siis ta on jõudnud ka arusaamisele, et seda maailma juhivad just varjus olevad salaorganisatsioonid ja salaühingud, mis selles mõttes ei ole enam nii varjus, et me kõik teame neid erinevaid nimetusi nagu mingid vabamüürlused ja nii edasi. Aga siis, et need loodusseaduste printsiibid, neid õpetatakse tegelikult siis vabamüürluse peale 30. kraadi. 33 kraadi on siis kõige kõrgem kraad näiteks vabamüürluses. Ja see on siis selline, seda antakse vähestele. Et see tuleb ikka jõu ja auga ära teenida, selline komplimentaarne kraad nii-öelda. Mina ise ei ole seotud ühegi sellise organisatsiooniga, ma lihtsalt olen nuhkinud, pannud oma skorpionilikku detektiivi vaistud ja detaili heistingut tööle ja lihtsalt olen üles leidnud nad sellisel kujul. Ja et kui selliste tarkuste omajad juhivad maailma, siis ju iga inimene, kes suvatseb harida ennast iseseisvalt, ju on võimeline ka saavutama sellised nii-öelda väe iseendas. See on läbi ajaloo filosoofide, tarkade, esmaste õpetlaste selline võimas lause olnud, et tunne iseennast. Kui sa tunned iseennast, siis sa tunned teisi. Mida rohkem sa tunned iseennast, seda rohkem sa tunned teisi. Mida rohkem sa tunned teisi, seda rohkem on sul võimu siis ju teiste üle. Siin ma jälle ütlen, et ma ei otsi võimu teiste üle, vaid ma tahan, et
minu ülesanne on inimestel anda võim tunda iseennast, siis on palju vähem kannatusi maailmas. Ma loodan, et see sissejuhatus oli piisavalt koherentne. Aga liigume nüüd siis edasi. Et siis valguslinna need 7 põhipunkti. Et esimene on elukeskkond, mis kuulub selle valguslinna üheks siis ideepunktiks ja üheks põhialuseks, üheks fundamentaalseks, ideeliseks energiaks, toitvaks energiaks. See tähendab puhas õhk, ioonid, igasugused uued ehitamisviisid ja võimalused, mis sisaldavad ka iidseid vanu tehnoloogiaid, mida tänapäevases müü või sulle müüakse, kogu aeg leiutatakse uusi vahendeid ja asju, selle müra sees reaalselt on ära kaotatud selline loomulik ehedus, mis kuulub ka ehituse juurde näiteks. Elukeskkonda puutub ka puhas toit, enese maandamine ja üleüldiselt siis nii-öelda kvantväli, et kes vähekine on nii-öelda esoteerika või okultismiga tuttav, et siis nad on kuulnud sellist terminit nagu kvantväli ehk informatsiooniväli. Ja sellele on mõistlik jätta enda kuklasse see termin, sest et see tuleb päris hästi välja lõpuks kogu selle minu jutuvoo ehituse nii-öelda korstna kiviks või kirsiks. Nii et siis esimene punkt, põhialus valguslinnas on elukeskkond. Et vaatame seda natuke laiemalt selles mõttes, et me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Selles on nii-öelda nii head kui ka halba. Aga kui me vaatame tänapäevast nii-öelda linna, ja see on jälle, et ma räägin oma tunnetuse koha pealt, minu isiklikud, nii-öelda ma olen jõudnud sellele tajumisele või teadlikkusele, arusaamisele. Et linnad on hästi maskuliinsed, hästi tugevas meesenergias. Pikad, kõrged majad, korstnad, palju teravaid nurki, mis iseenesest sümbolkeeles esindavadki inimese loodud asju, mis ei ole nii-öelda naturaalsed, looduslikud ja loomulikud, vaid on ühel või teisel moel tunnetuslikus maailmas iga inimese seest tajutav kui piirav. Kandiline ruum on piirav. Energia jääb just kui nurkadesse kinni. Ümmargustes ruumides energia voolab. See esindab nagu naisenergiat. Voolavust. Et need asjad peavad olema tasakaalus. Siis on lihtsam ja kergem. Linnas on kandilised jõhkrad teed igal pool. Ääred, nurgad. See on, et kui inimene jõuab enese teadlikkusse, teadvustamisse, kõrgemale astmele, iseendast arusaamisele, siis ta ju tajub igat teravat nurka, see nagu saadab, õhkab endast välja teravat energiat. Ja linnaelus selles müras inimene ei olegi võimeline, on küll, palju inimesi on võimelised, aga et ärge võtke minu üldistust nii tähe nagu närivalt ja nii-öelda üldistavalt. Et see on ju loomulik, et kui sulle visatakse tolmu näkku, sa ei ole võimeline nagu tajuma, nägema, tunnetama, kuulma, haistma nii hästi. Et linnas, tänapäevases linnas on just seda samat nähtamatut nii-öelda tolmu hästi palju. Inimene ei saa tajuda täie võimsusega seda puhtust, kes ja kuidas ta ise on. Tuleme tavalinnast tänasesse nii-öelda tuleviku valguslinna, siis kõik on voolav. Kõik on nii-öelda kumer ja sujuv ja voolav. Teravad nurgad puuduvad. Ehitused on loodusega harmoonias, et see tekitab lihtsalt niisama juba hea tunde. Selle peale mõeldes. Ja kui te olete, keegi teist on käinud juba
kas humanity.ee või ka valguslind.ee lehel, siis sealt näeb selle kõige kohta rohkem infi. Anyhow, liigume edasi. Ma loodan, et see oli piisav. Te võite alati kirjutada ka kommentaaridesse, et ma olen siin küll telefoniga, aga et ma näen, kui keegi kirjutab kommentaari. Ma loodan, et ma olen võimeline nagu kinni püüdma ja nii-öelda samas ka puhas õhk, vaata. Linnas ei ole puhas õhk. Diiselautod, bensuautod, mootorrattad, julm, seal ei ole puhast õhku. Et selles valguslinnas keskendutakse rohkem siis sellistele väärtustele, mis aitavad olla inimesel rohkem puhas elujõus inimene. Anyhow, liigume edasi. Järgmine punkt seal valguslinnas, või siis teine osa põhialus, on tervenemine üldiselt. Et ma olen tähele pannud tänases kiires infomaailmas, kus kõik tahavad sulle midagi müüa. Meile kõigile tahetakse midagi müüa. Ja ühed ütlevad, et me oleme haiged. Teised ütlevad, et ärge kujutage ette, te ei ole midagi haiged, et need on lihtsalt arvamused, uskumused ja nii edasi. Aga tegelikkuses jälle, kui inimene jõuab tunnetusmaailma, mõistuslikust maailmast, siis ta on võimeline tajuma, ta on võimeline selgemalt nägema. Et enamus haigused on tegelikkuses pigem energeetilised kui nii füüsilised, aga see füüsiline manifesteerub tänu energeetilisele. Ja see on seos nagu põhjuse tagajärje seadusega. See on üks esmane loodusseadus. Ja selle valguslinna siis nii-öelda punktides teine on tervenemine, mis tähendab siis tahhunid. Tahhunikamber, neil on esimene Piritale üles pandud, kus inimesed juba saavad käia katsetamas, mida see teeb. Päris palju uskumatuid nii-öelda tervenemislugusid ja kogemuslugusid on juba saadaval ja igaüks, kes huvitub, kindlasti leiab ka selle kohast infot. Igasugused uued võimalused, mis keerlevad ümber energeetilise tervenemise ja ravi. Igasugused kristallid ja medpeedid ja igasugune plasma, valguse DNA, biofootonid, ioonid veel omakorda, ioniseeritud vesi, ioniseeritud õhk, kontrollitud, tervendavad koodid. Et me oleme kõik, mina ise olen juba 40-aastane. Ma tulen ju ise ka sellest keskkonnast, kus sulle öeldakse, et kui kuskilt valutab või midagi on viga, siis mine arsti juurde või mine apteeki, osta rohtu, osta mingisugust mürki, mingit keemiat, et see teeb sind korda. Aga täna olen mina aru saanud, et enamus haigused tegelikult tulevad meie enda mentaalsest olekust, arusaamistest ja mõistmistest. Meie enda kõnest, kuidas me ise endast räägime. Et see on suuresti tegelikult energeetiline, mitte nii väga füüsiline. Ja meil ei ole vaja mitte rohtu, rohud. Tänapäevane meditsiin on plaasterdus, mis plaasterdab, on lühiajaline ja sellel ei ole jätkusuutlikku efekti. Et terveneda on vaja jõuda põhjusteni, mis põhjustas selle haiguse ja siis sinna põhjuse juurde minna, sellest aru saada ja siis oma käitumisega, suhtumisega, mõistmisega panna paika uued põhjused, et tulevikus leida, ennast avastada siis tervemas kehas, tervemas vaimus. See on tegelikult lihtne ja loogiline. Selles ei ole mitte midagi keerulist ja rasket. Kui inimene ei saa aru ja ei mõista, see tähendab seda, et tal on lihtsalt vähe informatsiooni. See ka peaks olema tegelikult hästi lihtne ja loogiline. Liigume edasi. 3. punkt. Õppimine valguslinna siis põhialustena.
on üks õppimine. Uued lasteajad, uued koolid, kvantülikool, kvantkursused, uued 5D koolitused ja juhha ei tea, mida kõik on ju. Et haridussüsteem, me teame täna juba seda, et kes teab, kes ei tea, aga kes vähekenegi viitsib jälle iseseisvalt õppida. Minu arust see on kõige olulisem üldse igasuguse enese nii-öelda arenduse ja harimise juures. Inimene peab ise seda tahtma. Ja kõige parem on seda ise teha. Ja siis ise uurida, mitte võtta ja uskuda lihtsalt kohe igalt poolt, mida iganes keegi kuskilt pakub, vaid töödelda läbi võrdlemisi suures koguses informatsiooni. See on sama nagu tervenemise kohta, mida rohkem sul on informatsiooni, seda lihtsam ja kergem on sul tõde avastada. Seda, mis on päris. Mitte seda, mida arst sulle ütleb, mine osta paratsetamooli või tänases haridussüsteemis, mida meil seal koolis õpetatakse, ma ei mäletagi. Aga et see haridussüsteem on loodud ju nii-öelda Rockefellerite ja Rothschildide rahastusega. Esmane eesmärk sellel ajastul, nad võisid mõelda head, aga sellel ajastul oli vaja luua töölisi, kes oleksid piisavalt eneseteadlikud, et nad oleksid võimelised tegema tööd kuskil, et neile raha sisse tuua. Ja see on ajas edasi arenenud, aga see on ikkagi väga puudulik. Ja kuna meil on nüüd olnud nii-öelda sajand liikuda, õppida, aru saada ja märgata, mis vigasid me oleme teinud, siis me saame luua midagi paremat kõik koos. Ja seal valguslinnas siis tuuakse kokku sellised inimesed, kes saavad kõik koos panna paika need uued süsteemid, mõtted ja viisid. 5. osa on vaba energia. Plasma, Nikola Tesla, erinevad vaba energia võimalused. See on ka mind ennast, minu õpingutes, minu uurimustes olen ma jõudnud Nikola Teslani ja olen endale tõmbanud alla igavese hunniku Nikola Tesla erinevaid raamatuid, et harida ennast just ka vaba energia suhtes, järjekordselt. Kui sa kontrollid erinevaid monopole, mis tänapäeval toimub, toit, energia on kontrollitud, me peame maksma nende eest. Kõik on mingi traate ja asju täis, kui energia tegelikult on võimalik saada tasuta loodusest, maast, tuulest, veest. Me isegi ei tea ionosfäärist ise tõmmata. See, et ühed inimesed ütlevad teistele, et nad on lollid või lamemaalased või liiga kuskil äärmustes, see on ainult sellepärast jälle inimesel ei ole piisavalt informatsiooni ja ta teeb oma järeldused lihtsalt selle info najal, mis tal on. Selle kohta saab öelda ka ignorantsus, väärtusliku info ignoreerimine, mitte tähele panemine, kõrvale lükkamine, sest et see võtab aega ja see on igav ja mida iganes vaata. Et kui võimas on juba tegelikult need 4 punkti, mis selles valguslinnas siis põhialustena tuuakse välja inimeste teadvusesse. Et sellised inimesed, erinevad oma ala spetsialistid tulevad sinna kokku ja hakkavad harima teisi inimesi nendel teemadel ja looma uusi nii-öelda süsteeme ja võimalusi. Neljas osa, et siis vaba energia, 5. osa loodusest, permakultuur näiteks, 365-päevane kasvuhoone, mis on mõnest ülituus, uus kristallvõrgustik, ehk siis jälle, nüüd on, siin mainitakse kristallvõrgustikku ja ma enne ütlesin kvantväli, need on põhimõtteliselt üks ja sama asi, aga erinevalt nii-öelda välja toodud. Et mina ise avastasin sellise asja nagu Earthship, ehk siis jälle see läheb ka sinna
elukeskkonna ja ehituse juurde. Need nii-öelda seda laadi teadmised. Et tegelikult on võimalus, nii-öelda botaanikaaed on olemas ju. 365 päeva töötab. Inimesed vaatavad, et see on nii kolossaalne ja suur. Neil puuduvad teadmised nendest süsteemidest, tehnikatest, kuidas midagi ära kasutada, et see oleks võimalik igal inimesel, igasse kodusse. Kuid jälle info puudus on see, mis paneb inimese mõtlema, et see on raske või keeruline või see ei ole võimalik. Nii et minu arust on see ülituus. Earthshipid või siis nii-öelda maalaevad on lihtsalt tegelikult nii lihtne. Sul on vaja suurt termomassi, mis hoiaks aasta ringi ühtlast temperatuuri. Ja mingisuguse nurga all nii-öelda klaase mingisugustes mõõtmetes, et see aasta ringi annaks piisavalt näiteks sooja. See on täiesti minu enda info, mis ma olen nii-öelda avastanud, et nende nii-öelda õpetused võivad olla veel nii-öelda uuemad ja vägevamad. Ma lihtsalt jagan oma arusaamist ja ütlen, et ma ei tea tegelikult eriti palju, aga ma näen, et see valguslinna loomine on midagi väga võimsat. Ja kuna ma olen ka selline, minu ego räägib mulle, et ma olen ka selline suurelt mõtleja ja unistaja, et siis kattub minu selliste nii-öelda ambitsioonide ja unistustega. Olles täiesti aus. 6. osa on uus ühiskond. Et uued elukeskkonnad, uued võimalused, erinevad kvantkülad, valguslinnad, galaktika koodeksid, ise harmoniseeruv ühiskond, ise organiseeruvad ettevõtted ja nii edasi. Et see on kõik tänapäevases infomaailmas tegelikult juba ringi liikuv info, aga see on alati ikkagi tihti peale kaootiline ja me peame läbi käima suure hunniku infi enne, et jõuda sinna hea väärtusliku õige asjani. Et iseenesest see, kui see ühel hetkel kõik valmis on, inimesed sinna tulevad, siis nad ilma mingisuguse intellektuaalse informatsioonita nad näevad, tajuvad, tunnetavad, holy fuck, see on siin päris võimas asi nagu. Ja 7. osa siis galaktilised suhted. Kuna Lille Lindmäe, Eesti nii-öelda esoteerika huvilised ja okultismi huvilised, energiatöö huvilised üldse, kes on nagu tõusnud oma teadvuses, on kindlasti kuulnud seda nime. Ja tema siis mingisugused kanaldajad või õpilased suhtlevad siis erinevate nii-öelda galaktiliste koosseisudega. Pleaadlased, arktuurlased, maa tegelik ajalugu, erinevad tsivilisatsioonid, galaktika föderatsioon, galaktika koodeks. See kõik tundub nagu selline ajuvaba, rumal, välja mõeldud fantaasia selline loome. Aga jälle, kui me leiame iseendas natukene kannatlikkust ja alandlikkust, siis me saame ka öelda, et me lihtsalt ei tea nendest asjadest midagi. Inimesed üldiselt teavad üli vähe, nagu tõsiselt vähe üldse midagi. Et kohati, kui sellistest asjadest rääkida, siis mõni inimene ütleb nagu, Maiko, et kus sa tead nagu neid asju, et see on nagu nii ulme, et seda on nagu nii palju. Ja mingi hetk tundub mulle ka endale, aga siis jälle nagu täna mõtlen, et ma ei tea tegelikult mitte midagi. Et kui see info ükskord kohale jõuab, mõistmisesse jõuab, siis on nagu, et üli vähe. Aga panna ennast siis nii-öelda hallimassi kõrvale, siis on see teadlikkuse aste on ikka tõsiselt nagu erinevad. Me peame ikkagi ronima mööda redelit ja mööda informatsiooni, et jõuda tõeni või tõele lähemale. Et need siis olid nii-öelda selle valguslinna 7 põhilist punkti. Ja need on ilusad.
Ja kuna Janno on üksinda vedanud siiamaani seda valguslinna, ta on kaevanud seal, ostis kopa ja on kaevanud seal seda paekivi, et tekitada seda järve ja on tekitanud mingisuguse kogukonna endale juba inimesi, on toetajaid ja nii edasi, aga et see pole, et tänaseks on juba tekkinud ka mingisugune konkreetsem juhtkond. See tähendab seda, et asjadel on tugevam energia taga. See tähendab ka seda, et siis areng saab toimuda palju kiiremini. Sellepärast ma täna julgen ka rääkida sellest kõigest natukene nagu sügavamalt ja panna sinna juurde oma mõistmine, oma arusaamine, oma tunnetus. Sinnamaani, kuhu ma olen ise jõudnud. Ja jälle, et kui te lähete valguslinn.ee või humanity.ee lehele, et siis te saate sealt infot, saate seda näha, saate lugeda nende asjade kohta. Saate tulla ise oma tunnetuseni, arusaamiseni ja mõistmiseni ja nii edasi. Aga et need 7 punkti on kõik head, ma tahan selle veel nii-öelda tuua nüüd siis sellesse kohta, et kindlasti inimesed on jällegi, ma usun, et minu vaatajad siin Kasvame koos lehel on kvaliteetsed inimesed ja kõik on kuulnud elulillest. Elulill koosneb 7 erinevast ringist, mis läbivad 11. Ja 7 on üldse maagiline number. Iga see ring elulilles esindab ühte loodusseadust. Et täna saab ta ka esindada näiteks ühte põhialust selles valguslinnas. Aga kuhu mina siis läbi suhtluse Jannoga ja ma olen seal 2 korda käinud eraldi inimesi sinna viinud, et saada ka nende tagasisidet, nendega arutleda, et läbi koos nii-öelda vestluse, loova mõtlemise jõuda sügavamatele arusaamistele ja märkamistele. Ja vestlused siis ka Jannoga on toonud mind sellesse kohta, kus mina täna näen, et üks punkt on puudu, mida ma tahan välja tuua, aga selle ma toon välja nüüd siin lõpus siis. Ma nüüd tahan teile tutvustada, siis ma olen sellest rääkinud ka mingil määral, aga tahan tuua välja siis need loodusseadused, mida siis nii kiivalt peidetakse, varjatakse, on okultsed peidus. Okultne ei tähendagi muud kui varjus ja peidus. Inimestele seondub see pigem alati mingi hirmsa asjaga, et mingid öökullid ja lastevägistajad ja saatanistid ja mida iganes. Okultne tähendab lihtsalt varjatud, peidetud silma alt ära. Seda tehakse läbi keele reeglina, erinevate nii-öelda keelte, erinevate tähenduste. Ehk siis inimkeele, kuna inimesed ei mõista paljude sõnade konkreetset tähendust, näiteks ka okultism ja ka näiteks sõna printsiip. Samamoodi teine keel, mis läheb nagu sellisesse energiamaailma, on näiteks värvid ja sümbolid, kujundid. Kõigil on mingi sügavam tähendus ja seda topitakse tegelikult igale poole ja mingis mõttes ka lausa pilkamiseks, et näe, me paneme sellised asjad siia, selle sügav tähendus on see, aga inimesed nagunii ei tea, sest nad on nii lollid. Sest meie oleme loonud selle haridussüsteemi ja nad ei jõuaks nagunii sinna, nad peavad ikka jõhkralt nagu pingutama, et jõuda sinna. Selliste taipamisteni ja see on jälle, mina ajan seda nii-öelda võluri asja, maagi asja, uurin neid mõttekontrolli ajupesusüsteeme ja tänu sellele ma järjest rohkem näen siis seda teistsugust keelt, neid teistsuguseid keeli, sümbolkeeli, värvide keeli, teistsugust tähendust asjadel, mis mõjutab kõiki inimesi tegelikult alateadlikult, aga inimene ei teadvusta, et see teda mõjutab, ta ei tea seda, mida ta ei tea ja nagu öeldakse, et see, mida sa ei tea, ei saa sulle haiget teha, aga vastupidi, see, mida sa ei tea, teebki sulle haiget, sa lihtsalt ei tea, et see on selle põhjuseks.
ja kõik need nii-öelda võlurid, mustkunstnikud, maailmajuhtijad, kontrollijad, nad on kõik meisterpsühholoogid, kes mõistavad ülihästi, kuidas inimeste mõistus töötab, kuidas inimene üldse töötab ja toimib, mis neid motiveerib, mida nad tahavad ja mida nad ei taha. Mõtle, kui sul on kõik see teadmine ja sul on ressursid, siis on nii lihtne liigutada masse vastavalt oma soovitud agendale. Sellest on tegelikult hästi lihtne aru saada, kui inimene ise ennast harib sellistel teemadel. Anyways, liigume edasi. Siis veel nii palju, et sellel valguslinnal on oma nii-öelda valguskoodeks. Seal on 3 põhilist punkti. Hoiame kõrget energiat, punkt 1. Hoiame kõrget energiat ja aksepteerime üksteist. Teine punkt. Toetame ühiselt tegutsemist ja väärtustame individuaalsust. 3. punkt. Valguslinnas on kõik võrdselt väärtuslikud ja hinnatud. See tähendab siis, et valguslinna liikmed panustavad valguslinna loomisesse tingimusteta vaba tahte alusel nii, nagu nad saavad ja suudavad. Kas siis rahaliselt või mõtteliselt, aidates arendada neid samu põhipunkte, neid põhialuseid, mis hõlmavad siis sealseid tegevusi, seda sisu, seda olemust, seda elulille seemet, mis tekitab sellele valguslinnale siis oma nii-öelda, sellest kasvab välja nagu nii energeetiline entiteet, mis lõpuks hakkab ise kasvama. Peame lihtsalt andma natukene energiat sinna, et see saaks nii-öelda õitsele minna. Ja inimesed võivad seal ju käia kas või riisumas, rohimas, ehitamas, et nii palju viise on, kuidas saab aidata. Mina teen seda näiteks nii. Ma teen endale mingid asjad selgeks, tunnetan sügavalt läbi, mõtlen alati loodusseaduste peale ja vaatan, kas pikas perspektiivis on sellest kasu maailmale, inimkonnale. Ja siis tegutsen selle informatsiooni najal, mis ma olen siis enda jaoks selgeks teinud. Ja niimoodi tegelikult peaks kõik inimesed käituma. Nii, ja vaatame siis läbi need loodusseadused ja siis ma toongi selle 8. punkti juurde, mis minu arust annab piisava jõu, et see asi saaks tuusalt nii-öelda elujõuliselt edasi minna. Ja need 7 põhilist sellist loodusseadust siis, ma kunagi luban, et ma teen sellest palju pikema, võimsama nii-öelda mitte enam nii ülevaatlikuma, aga põhjalikuma videode seeria. See on mul plaanis. Ma tegelikult selle kallal töötangi siin varjude taga, et mida keegi ei tea, aga et ma tegelen sellega. Teen endale asjad selgeks ja siis ma alati jagan. See on see, mida mina saan teha. Ehk siis loodusseaduste põhiprintsiibid ja alused on, neid on ka 7, mis võivad olla inimestele nii-öelda mingisugusele kogusele. See liigitub ikkagi esoteerikaks. Ja esoteerika ei tähenda midagi muud kui siseringi tarkus. Ehk siis see kuulub püramiidses, hierarhilises süsteemis, mitte siia alla, kus on massid, kus on ignorantsus, hädad ja kannatused, vaid kõrgemale poole. Inimestele, kes on juba iseseisvalt ennast arendanud ja otsinud tõde. Paljudele võib see info olla täiesti esmakordne ja võib juhtme väga kokku ajada, aga jälle siin ma toongi välja selle mõttekontrolli, mida tehakse, et me alateadlikult teame, mõistame, tunnetame, tajume tegelikult neid tõdesid ja loodusseaduseid, aga me ei teadvusta, kuna me ei ole näiteks lugenud ja kuulnud nende kohta midagi. Meil ei ole piisavalt ajurakke kokku jooksnud, et tekiks see sähvatus ja avardumine, et me näeksime seda. Esimene loodusseadus on, või printsiip siis,
Selle nimi on mentalism. See tähendab, et kõik siin maailmas on mentaalne, universaalselt kollektiivne, iseloov ja mõtlevalt arenev informatsiooniväli. Nagu ma alguses ütlesin, et pange see kvantväli ja kristallvõrgustik endale kuklasse, nagu jätke kuhugi varna. Et vaata, kui hästi see nüüd siia kokku tuleb. Ja et valgustatus, intellektuaalne valgustatus ei ole mitte midagi muud kui piisava info omandamine, et siis märgata mustreid. Ja kui inimene märkab mustreid, siis ta näeb tõde, mis on absoluutne, alati kohal olnud, on alati kohal ja jääb kohale. Nii et esimene siis on mentalism. See on just kui ise kasvav informatsiooniga